istutakse. Tuleb alati veenduda, et ratas oleks töökorras, et oleks turvaline ja mugav ja hea sõita. Kõige esimene asi, mida tasub silmas pidada, on alati kontrollida rattapidurid. Et tuleb vaadata, et pidurid kõik töötavad ilusti. Tasub ka üle vaadata, et rattad on ilusti kinnitatud, rattakinnitused on tugevalt kinni. Ja võiks ka üle vaadata esimeste meetrite läbides ka, et käigud töötavad ilusti. Kett oleks kergelt lülitatud, et kett ei vilistaks. Alati sõitma asudes tuleb kindlasti kanda kiivrit. Et kiiver on väga oluline ja kaitseb meid igasuguste äparduste eest, kukkumiste eest. Ja kiiver peab olema alati väga korralikult kinnitatud. Tuleb kontrollida, et rihmad on ilusti pingul. Siia vahele võiks mahtuda paar sõrme. Et see näitab, et kiivripinge, rihmapinge on korralik. Ja maastikurattaga eriti tasub kasutada ka kindaid. Et kui juhtub, et on väike kukkumine, siis refleksist paneb inimene alati käed ette ja käed on kõige esimesed, mis puutuvad kokku maaga. Ratta kõrgust saab väga hästi reguleerida ratta juures oleva kinnitusega ja rattasadulasse istudes lapsed peavad mõlemad varbad ilusasti maha ulatuma. Kui rattasõidul tuleb ette ootamatu takistus või tõus, nagu see siin, siis tuleb alati vastavad käigud rattal sisse panna. Ehk siis juhtraua peal tuleb jälgida, et mida väiksem on number, seda kergem käik on. Ja käiku ei tasuks enam vahetada tõusu peal, vaid tuleb vahetada enne tõusu. Ja soovitatavalt sõita võimalikult kerge käiguga tõusu. See tähendab seda, et taga peab olema võimalikult suur hammasratas. Laskumistel tuleb olla väga tähelepanelik ja ettevaatlik. Laskumistel ei tohi kiirust hullupööra kiireks ajada. Alati tasub alustada pidurdamist tagumise piduriga, mis asub alati käest paremal pool ja natukene kaasa aidata ka esimese piduriga. Kaaslasega koos laskudes tuleb alati hoida pikki vahet ja olla väga ettevaatlik, et teineteisega kokku ei põrgata laskudes. Kurvi läbides tuleb olla äärmiselt ettevaatlik, tuleb jälgida kurvis konardusi ja lahtiseid kive, juurikaid ja hoog tuleb alati enne kurvi juba maha pidurdada. Aga mis ma siis teen, kui kurvis on liiv või muda? Kui kurvis on liiv või muda, tähendab see seda, et kurv on äärmiselt libe ja ohtlik, siis tuleb kiirus veel madalamaks võtta ja tuleb hoog ilusti maha pidurdada enne kurvi.